Näitan sulle, et see, kuidas me siin Wulfi rehvitehases rehve toodame, taastame, on maailmaklass. See on väga kvaliteetne, see on kontrollitud ja me teame, mida me teeme. Wulf Tiresi rehvitootmisprotsess algab täiesti omaloodud kummisegust, mille jaoks tehnoloog valib välja sobivaima retsepti. Rehvisegudes kasutame mitut sorti kautšukit ja kuni 25% rehvi tootmisel tekkinud jääke. Operaatori tugeva käe all saadakse vaeltsidelt kindla temperatuuriga ja ühtlaselt segatud toorkumm, mis vormitakse lindiks ning lõigatakse ribadeks. Sealt edasi suundub kummilint jahutusliinile, mille 20 meetri pikkusel teekonnal tuuakse kummisegu toatemperatuurile. Pakitud toorkummilint jääb ootama järgmist etappi. Eriharidusega laborant testib valmis segu kõvadust, toorkummi käitumist erinevatel temperatuuridel, venivust ja kummi tõmbetugevust. Rehvitootja ülesanne on saavutada nii-öelda kuldne kesktee. Rehv peab pidama nii kuival teel, vihmas kui ka lumes ja seejuures võimalikult aeglaselt kuluma. Kui oma tehtud kumm on testitud, on aeg ette valmistada kasutatud rehvid. Sauna kuivama pandud rehvide seast valib spetsialist hoolega välja sarnased, et teostada põhjalik vanarehvi kontroll. Esmalt kontrollib visuaalselt, et tooriku küljeseinad oleks ühtlased ja vigastusteta. Ja seejärel toimub sama protsess rehvi veerepinnaga. Järgmiseks pumbatakse rehvi sisse 5 atmosfäärine rõhk ja teostatakse rehvi lekkedest välistamaks silmaga nähtamatuid kahjustusi. Peale edukat kontrolli vahetab rehv spetsialisti ja algab freesimisprotsess. Siin eemaldatakse rehvitoorikult vana protektor, lihvitakse küljeseinad ja karestatakse kogu rehvi pind. Eraldi tööpingil puhastatakse rehvi karkassi ääred, mis tagab taastatavale rehvile kaubandusliku välimuse. Järgmisena siirdub karkass liimikambrisse, kus sellele pihustatakse samuti oma retsepti järgi tehtud kummiliimi nii protektori pinnale kui külgedele. Nüüd tuleb rehvi taastamise sisuliselt kõige keerulisem ja vastutusrikkam etapp. Wulf Tiresi tehases toodetud toorkummi kandmine karkassile. Selleks sisestab spetsialist rehvi diameetri ekstruuderi süsteemi, mille järgi hakkab toimuma kuuma kummi kandmine ettevalmistatud tooriku peale. Ekstruuder on põhimõtteliselt nagu hakklihamasin, kus sisse antakse peaaegu suvalises suuruses mass ja välja tuleb kontrollitud paksuse, konsistentsi ja kindla temperatuuriga toorkummi riba. Nüüd kohtub vana uuega. Puhastatud karkassile keritakse peale varem valmistatud toorkumm. Rehv vahetab taas spetsialisti ja järgmine ülesanne on käsitsi peale kleepida rehvi küljekumm, mis on spetsiaalne perforeeritud toorkummist materjal. Siia pressitakse vulkaniseerimisel rehvi mark, mudel, mõõdud ja muu vajalik info. Järgmiseks toimub rehvide eeltasakaalustamine. Selle protsessiga kummutatakse autojuhtide seas üldlevinud arusaam. Ega see protirehv korralikult tasakaalu lähegi. Vot läheb küll, kui eeltasakaalustamise etapp tehases ära teha. Paraku seda paljud rehvitaastajad ei tee ja siis võibki kasutaja hiljem hätta sattuda. Siin otsib meister välja kohad, kuhu tuleks panna natukene kummi juurde. Paneb sinna lisaribad ning viib rehvi tasakaalu juba enne selle lõplikku valmimist. On aeg käima panna pagaritöökoda. Need masinad on küpsetusahjud, kus igale rehvitüübile spetsiaalse vormiga pressitakse sisse protektor ja külgedel olev info. Protsess kestab umbes 30 minutit temperatuuril 150 kraadi Celsiuse järgi. Eeltasakaalustatud rehv pannakse vormi sisse. Õhkpadi täitub õhuga ja see hoiab valmima rehvi õige koha peal ja õiges kujus. Algab vulkaniseerimine. Kui protsess lõpeb, võtab järgmine spetsialist rehvi masinast välja ja asetab järjekorda, juuksuri järjekorda.
Suure pardli ja pika kogemusega töötaja lihvib siin küpsetusahju tulemuse siledaks. Niinimetatud juuksed tekivad küpsetusahjudes, kus toorkumm valgub laiali. Spetsialist markeerib rehvid. Sama tootja karkassid saavad ühesugused triibud. Niiviisi teab edasi müüja ja klient, et on saanud kõrge kvaliteediga rehvid. Nüüd vaadatakse ka viimast korda üle, et uue kuue saanud rehvil poleks defekte ja eemaldatakse viimased tootmisjäägid. On valminud lamellrehv. Kui soovid naastrehve, siis need tehakse nii. Trumlis keeratakse sinna valatud naastud õiget pidi ja mööda pikka voolikut jõuavad need operaatorini, kes ükshaaval naastutab rehvid. Ühes rehvis on kuni 120 naastu, seda sinu turvalise teekonna jaoks. Tänaseks on rehvide taastamine Wolf Tiresi Voka tehases huumvulkaniseerimise tehnoloogiat kasutades muutunud põhimõtteliselt sarnaseks uute rehvide tootmisega ning ka tulemus kestvuse ja turvalisuse osas on samaväärne keskmise hinna ja kvaliteediklassi rehvidega.